Kallid sõbrad, me oleme astunud advendiaega, mis valmistab meid ette jõuludeks, Kristuse sünnipühadeks. Ja see on aeg, mil väga paljud inimesed leiavad tee kirikusse, ka need, kes muidu kirikus ei käi ja end usklikuks ei pea. Pühakojad on rahvast tulvil ja mitte ainult jõuluõhtul, vaid isegi juba advendinädalatel, kui toimuvad kontserdid ja koolide jõulukirikud. Eestlaste kohta öeldaksegi vahest, et nad on jõuluusku. Ja mõnikord öeldakse seda ka veidi irooniliselt, et just jõulude ajal käivad kirikus. Aga minu jaoks on see väga kaunis tõde, me olemegi jõuluusku. Jõulud lähevad meile korda. Me oleme avatud jõulusõnumile ja jõuluimele. Igatseme muutust oma ellu, mille saab tuua Jumala poeg Jeesus Kristus, kes sündis inimlapsena ja kes tahab tänagi sündida meie südameis, et tuua sinna armastust, rahu ja lootust. Ma julgustan väga teid kõiki, kes te ei pea end usklikeks või pole juba pikka aega kirikusse sattunud. Tulge, kirikute uksed on avatud kõigile. Tulge, et osa saada jõuluimest, rõõmust ja rahust. Jumala poeg on sündinud vennaks ja päästeks kõigile, ka sinule. Kirikus ei ole omasid ja võõraid, esinejaid ja publikut. Seal oleme kõik võrdsed, oleme kõik Jumala lapsed. Sellest just jõulud räägivadki. Ma tänan ja innustan teid, kes te jõuluajal kirikute uksed avatuna hoiate, kes te jõulusõnumid kuulutate, jõululaule laulate ja orelil saadate, teid koguduse töötegijaid, kelle jaoks advendinädalad ja pühad tähendavad ka pikki tööpäevi. Jätkugu teil rõõmu, mida jagada, külalislahkust, mis soojendab ja sütitab. Olgu teie südames ja huulil jõulusõnum, mis muudab südameid ja annab lootust. Kuid eriliselt on minu südames ja palveis sellel jõuluajal need inimesed, kes kirikusse ei pääsegi, kes võib-olla enam üldse kuhugi ei pääse, kes on haiglates, hooldekodudes, kodudesse vangistatud, kelle liikumisvõime on piiratud, kes on aheldatud oma tubadesse ja vooditesse. Teadke, et Kristus on ligi kõigile, aga eriti on ta ligi neile, kes kannavad koormaid, kellel on raske, keda rõhuvad mured, üksindus, haigused ja lein. Lähen ise jõuluajal koos koguduse kaaslastega ühte Viljandimaa hooldekodusse jõulurõõmu viima. Ja ma palun ja julgustan eriliselt kõiki kogudusi ja kristlasi meie piiskopkonnas. Ärge piirduge üksnes kirikuuste avamise ja kaunite teenistustega, vaid minge ka ise nende juurde, kes teie juurde tulla ei saa, kelle jaoks iga külastus, iga jagatud minut, väikenegi kingitus või tähelepanu on märgiks sellest, et Jumal hoolib neist ja kaasinimesedki hoolivad neist. Mul on soov ja palve, et igaüks meist leiaks lisaks oma lähedastele sellel jõuluajal veel kellegi, kes on haiglas, hooldekodus, üksinda jäänud oma kodus ja läheks tema juurde lihtsa sõnumiga. Sa oled väärtuslik, sa oled kallis. Su elul ja isegi su kannatusel on tähendus. Jeesus armastab just sind. Õnnistatud jõuluaega meile kõigile.